Tere, head Aedniku Aabitsa vaatajad! Ja ongi selleks korraks astronoomiline suvi läbi saanud ning on aeg hakata mõtlema sügiste tegemiste ja toimetuste peale. Meile on palju kirjutatud ja küsitud, kas sügisel võiks viljapuid veel lõigata, sest suvel on olnud kiired ajad ja ka sellele küsimusele saab tänasest saatest vastuse. Ja vaatame ka, mida teha taimedega, kes on suveks nii-öelda põõsaste alla suvitama viidud, mida jälgida nende tuppa toomisel. Nii et mõnusat vaatamist! Meile on kirjutanud üsna mitmed inimesed ja küsinud, kas nüüd, kus suvised suured aiatööd on selja taga, oleks ka hea aeg ette võtta oma aias ülekasvanud viljapuud, sellepärast et aega ju nüüd on ja nüüd just nagu hakkab võra ka näha olema ja kas ei oleks hea aeg neid lõigata. Me oleme külla tulnud Saare Tõrvaaugu aiandisse ja aednik Harri, mis sa ütled selle kohta siis? Kas oleks sügisel ka mõistlik viljapuude kallale minna? Ega mina ise hea meelega sügisel ei lõika. Et kui ma viljapuid lõikan, siis mul on selleks 2 aega põhimõtteliselt. Niisuguse suurema lõikuse, ütleme, kui on siis puu noorendamise või madalduslõikusega tegemist, et selle ma teen kevad-talvel vahetult enne, kui mahlad liikuma hakkavad. Ja selle järgselt siis suvel, jaanipäeva paiku või hiljem, niisugune suvine roheline lõikus. Ja ütleme, kui on nüüd kevad-talvel see noorenduslõikus ära tehtud, siis see suvine järellõikus on hästi-hästi oluline. Et puu hakkab kindlasti hästi palju neid vesivõsusid ajama ja need oleks siis sellel hetkel väga hea rohtsena kohe välja murda. Et hiljem ei tekiks sulle draakonid sinna? Jah, et hiljem ei läheks puu hirmus padrikuks kätte, nagu need tihti aedades näha võib, eriti siis, kui on kellelgi tulnud hoog peale, et oi, ma nüüd lõikan ja siis on sellest lõikustööst nii ära väsinud, et ei ole 3 aastat enam puu ligigi läinud, siis tulemus on vaata, et halvem kui enne sai. Sügisel ei tahaks ma väga lõigata sellepärast, et esiteks see suvine lõikus peaks olema juba tehtud ja teiseks, kui nüüd tahaks midagi suuremat lõikust teha, seda sama noorendust või mida iganes, siis ma jätan ju terveks talveks need haavad ilmastiku kätte. Seal puu neid kinni ei kasvata, sest kasvuprotsessid on vaibunud, aga seeneosed ikka lendavad sinna peale, külm kahjustab neid koore-ääri ja mida iganes. Ja mingid peitsid asjad ka ei aita? Peitsidega, jah, haavapeitsi kasutatakse ja võib peale panna küll. Samas viimasel ajal on ikkagi ka selline suund olnud pikem, et ega neid haavasid väga kinni ei kaeta, sellepärast, et seeneosed on seal niikuinii peal. Ja kui me nüüd siis sinna mingi kena kattekihi peale paneme, siis need tunnevad ennast seal nagu kasvuhoones ja toimetavad lõbusalt selle puidu kallal. Me näeme siin ka ühe sellise puu juures, mis antud juhul on küll meelega nii-öelda käest ära lastud ja tundub selline padrik, et sellel on ka oma mõte, aga siin me näeme sellist tüüpilist nii-öelda eemaldamata vesivõsudega puud, mis ongi hästi tihedaks läinud ja kus on 1-aastased, juba mitmeaastased ja nii edasi. Kas praegu siis ei peaks üldse puutuma neid või võiks natuke midagi ikkagi sirgeldada? Kui ikka sarved väga kehelevad ja ilmsesti lõigata tahaks, siis niisugesi peenemaid oksi ja 1-aastaseid vesivõsusid neid võiks küll praegu ära võtta. Ega see ei tee midagi paremaks, aga halvemaks ei tee ta ka ammugi mitte. Sellepärast, et need väikesed lõikehaavad, mis jäävad nendele ülekasvanud vesivõsudele, need on nii väikesed ja see sisemine puidu osa tegelikult ei ole paljastunud ja see on ka mädanikele vastupidavam, pole probleem. Aga suurt mitmeaastast haru nüüd ma ei võtaks ikkagi praegu ära, et praegu heal juhul näksiks ainult neid väikesi vesivõsusid. Iga vesivõsu ei ole ka halb, sest et osadest võib-olla tulevad oksad, eks ole, tulevikus ja nii edasi, aga et kuidas siis ja kust kohast lõigata? See on ka oluline, sellepärast, et kui sa võtad kääridega või siis suvel murrad, et sellel on ka väike vahe sees. Jaa, kui nüüd suvel välja murda, näiteks oletame, et me ei tahtnud siia oksa, oleksime selle suvel välja murdnud, siis temal jääb, esiteks ei jää siia oksakrae peale, ei jää pungi, uinuvas olekus pungi. Ja teine asi, puu kasvab veel terve suvi otsa sealt edasi, et
siis jaotuvad, tähendab, see toitainete jaotuspuus kujuneb ka niimoodi ümber, et siia ei olegi suurt survet, et siit järgmisel aastal nüüd vesivõsu hakkaks tulema. Kui me lõikame, no siis lõigata tuleks seda ikkagi kääret tuleb kõigepealt õiget pidi kätte võtta. Et lõiketera allapoole. Jah, et see lõiketera jääks allapoole ja võimalikult hästi ligidalt siit oksaringi pealt, kui me naksti niimoodi ära lõikame. Et siis on ka väiksem tõenäosus, et tuleb siit veel vesivõsusid. See, mis siit nüüd alles jäi, see tegelikult on viljaoks väikene. Nüüd hoolega vaadata, et siin küljes on olnud vili, see on nüüd viljajälg ja siin lehekaenlas, siin on nüüd üks väike pung, see veel sugiseks kosub. Järgmisel aastal läheb see viljaoks uuesti õitsema ja siia tulevad uuesti jooned külge. Et kui me nüüd jätaksime siia niisuguse kontsu, nagu praegu jäi, vot siis siin all on neid uinuvaid pungi päris mitu tükki. Ja järgmisel kevadel kasvab siit kindlasti kohe 2-3, võib-olla isegi 4 uut võrset. Siin selle oksa peal on nüüd väga ilusasti näha, et kevadalvel on siit siis mingeid suuremaid oksi ära lõigatud, siin on need lõikehaavad ja nüüd on jäänud tegemata see töö, et juunis on jäänud murdmata need vesivõsud, mis siit kohe hakkavad kasvama. Et tegelikult me oleksime pidanud need praegu siis oksad siit kõik ära võtma juba sellise väiksena rohtsena, sellisena oli neid hästi hea lihtne murda. Jaanipäeva paiku peale seda? Ja jaanipäeva paiku või juuli alguses või isegi juuli keskel veel, kuidas need parasjagu tulevad, aga nad peaksid olema parasjagu nii suured, et nad veel ilusasti rohtsena ära murduvad. Põrksuga? Siin on nad nüüd korralikult puitunud, no ma üritan ka selle pisikese oksa sai nüüd küll niimoodi kätte murdes, aga jämedamat oksa enam mitte kuidagi murdes kätte ei saa nendest rääkimata. Et kui nüüd ikka väga kole tahtmine on siin sügise poole lõigata, et siis tõesti võib need sellised vesivõsud ära võtta. Ja sellisel juhul peaks panema need käärid lõiketeraga allapoole hästi vastu oksa, niimoodi, et siia üldse kontsu ei jääks ja siis kui me, see on kõva puit ka, nii, saime hakkama. Võtsime koos selle alusega? Jah, et koos selle oksaringiga või selle alusega siit, et nii ligidalt kui saab. Et võt siin on palju neid uinuvaid pungi, millest siis tulevad uued vesivõsud. Ja niimoodi tuleks siis kõik need siit praegu ära võtta. Aga seda tööd võib teha ka rahulikult kevadel, sellepärast, et need haavad ju nüüd sügisel enam kinni kasvama ei hakka, puukasv põhimõtteliselt on vaibunud, et ma praegu ikkagi tekitasin siia nüüd niisuguse haava, mis on kuni kevadeni alasti. Et ma tekitaks selle pigem kevadel. Teine asi on see, et kui me suvel rohtsena siit need ära juba murraksime, siis oleks need augud juba kinni kasvanud. Siin selle oksa juures nüüd on näha veel mitme aasta tegemata töö. Siin on 2 ja siin mõni aks, mulle tundub isegi on juba 3-aastane. Need oksad tuleks ikkagi pigem nüüd kevad-talvel võtta, et praegu siia tekitaksime mitu päris suurt haava, et seda ma praegu enda peale ei võtaks ja siin muidugi jääb juba kääridest lahjaks, et siis peaks võtma oksasae ja saagime ikkagi ka, et kui me nüüd sae paneme, siin on see oksaring, just selle ringi peal on neid uinuvaid pungi jällegi, et me peaksime katsuma saagida nii ligidalt siit, kui saab, isegi riskides sellega, et me teeme natukene suurema haava esiotsa. Ja kui on nüüd see kevadel ära lõigatud, suvel hakkavad kasvama, kevadel hakkavad kasvama, jaanipäeva paiku peale jaanipäeva, siis tuleks kindlasti siit juurest üle käia ja kõik, mis rohtsed tulevad siin pisik, siis tuleb kindlasti palju neid pisikesi võrseid, et need kohe rohtsena ära murda ja siis on asi niimoodi, et kui me need rohtsena ära murrame, võib-olla tuleb seda isegi suve jooksul 2 korda teha. Vot siis järgmise või nüüd siis ülejärgmise aasta kevadel, ega siit enam neid vesivõsusid eriti ei tule. Kui lõikamisest rääkida, siis tegelikult väga oluline on ka lõikamise aeg ja mind vähemalt on küll niiviisi õpetatud, et kui sul on vana puu ja sa ei taha teda ergutada kasvama, siis pigem lõika suvel ja kui sa tahad puud ergutada kasvama, siis lõika teda pigem vara kevadel, et peab see paika. Enam-vähem ta nii on jah, et võib-olla siin isegi ei ole nii väga oluline, et kas vana või noor, just see, et kui me tahame
puud kasvule ergutada, kui me tahame kasvu pidurdada, et sellest peab lähtuma. Võib-olla võib täienduseks veel lisada, et kui on tõesti väga hooldamata puu, näiteks saate keset suve, ma ei tea, ostate maja või ja seal on väga käest ära aest, siis kuivanud oksad võib välja lõigata küll millal iganes. Kohe nii kui näete, võite kohe välja lõigata. Kui sa oled kevadel hoolas ja suvel ka seda tööd paljuks ei pea, siis sa vähendad oma töömahtu sellega ja lõpuks ei olegi see iga kevade saabumine nii suur peavalu, et sa mõtled, ma pean jälle minema neid puid lõikama. Nii ta on, et kui see suvine vesivõsude väljamurdmine jääb tegemata, siis see üldiselt tähendab seda, et järgmisel kevadel tuleb jälle kõvasti lõigata ja kui siis ka vesivõsusid ära ei murra, siis tuleb ülejärgmisel kah sama kõvasti lõigata ja nii edasi. Et kui nende vesivõsude väljamurdmisega kohe tegeleda, siis võib-olla jah, peale niisugust tugevamat noorenduslõikust, tõesti, kus me kolmandiku puu kõrgusest allapoole toome, et siis ehk paar aastat on neid vesivõsusid rohkem, aga kui neid ikkagi suvel välja murda, siis vaibub see puu liigne kasv üsna kiiresti. Kui ei lõika suvel või ei murra suvel välja, siis jääbki neid vesivõsusid tulema. Ja mida siis ütelda, et lõigake südamega, lõigake hoolsasti, õigel ajal ja mõõdutundega, et puu juured nälga ei jääks või siis võra liigselt kahjustuda ei saaks. Jah, ja üks hää nipp on veel, et kui on niisugused vanad puud, kes on juba läinud perioodilisse viljakandusse, et üks aasta kannavad, teisel aastal ei kanna, siis kaval on teha selline tugevam noorenduslõikus kehvale saagiaastale järgneval kevad-talvel. Sellepärast, et kui puul eriti pungi, õiepungi või tähendab vilju ei ole, siis ta moodustab järgmiseks suveks hästi palju õiepungi, seda see perioodiline kandus ju tegelikult tähendabki. Ja kui me nüüd sellel juba moodustunud õiepungadega puud tugevasti noorendame, siis tal lõikamisjärgsel suvel aur läheb viljade peale, sest õiepungi jääb sinna küll ja küll alles ja vesivõsude peale läheb vähem. Ja kui me vastupidi teeme, et hästi tugeva saagiaasta järel lõikama hakkame, siis on risti vastupidi, sellepärast et kõva saagiga hooldamata puu ei suuda õiepungi moodustada järgmiseks aastaks ja siis on tal toitaineid laialt käes, et kõik oma vesivõsud suureks kasvatada. Nii et siis muud ei ole midagi, kui et lõikeriistu tuleks ihuma hakata ja teha plaane kevadiseks lõikuseks. Ja puud üle vaadata, mida üldse vaja lõigata on, plaan valmis panna ja kevad-talvel lõikama hakata.